Tere, mina olen Meelis Tarto, Vivacolori värviekspert. Seekord ma annan praktilisi näpunäiteid, kuidas värvida seinu, mida jälgida, mida vältida, et lõpptulemus oleks ilus ning kaua kestev. Värvimine on kõige lihtsam viis muuta ruumi väljanägemist, anda ruumile uut värskust ning luua emotsiooni. Samas on mitmeid nüansse, mida jälgida, et värvimistöö oleks füüsiliselt lihtne ning meeldiv tegevus. Esmalt peavad olema tehtud hästi ettevalmistustööd, sest täpselt selline, nagu on aluspind, jääb ka lõpptulemus. Kui seinas on praod või ebatasasused, siis need jäävad kõik õhukese värvikihjalt näha. Kui sein on pahteldatud, siis kanna sellele esmalt kiht kruntvärvi ning seejärel 2 kihti pinnavärvi. Tähtis on eelnevalt katta kinni need kohad, mida värvida ei soovi. Põrand, laeäär, liistud, aknapaled ja erinevad detailid, mida eemaldada ei õnnestu. Teipimisel jälgi, et teibiserv oleks korralikult kinni surutud ja värvimisel ei valguks värv teibi ääre alla. Traditsiooniliselt jäetakse seinte värvimisel üles circa 2,5 cm laiune laevärvi riba, mis määratakse ära teibiga. Sellise riba jätmise peamine põhjus on see, et lae ja seinanurk ei ole üldjuhul sirge ning kui värvida seinavärviga kuni laeni, siis jääb üldmulje ebakorrektne. Teine oluline koht, mida tuleb kindlasti hoolikalt teipida, on akna ümbrused. Aknapale ja aknalengi vahelisse nurka käib esmalt akrüül ja vahetult selle äärde maalriteip. Nüüd on aeg asuda värvima. Enne värvi väljavalamist sega värv hoolikalt läbi, kas segamispulgaga või trelli otsa kinnitatud vispida. Seina värvimiseks on vaja 2 rulli, kitsamat 10 cm rulli, et viimistada nurki ja laiemat 25 cm laiust rulli suurema pinna värvimiseks. Kui kasutad uut rulli, siis pese see enne korralikult läbi, et lahtised karvad ei jääks värvimise käigus seinale. Tööd alusta väikese rulliga sisenurkadest, laeservast, pistikute ümbrustest ja teistest raskemini ligipääsetavatest kohtadest. Jälgi, et värv kataks kindlasti terve nurga. Sisenurgad on need kohad, mis kipuvad läbi kumama ja peavad seetõttu väga hoolikult värvitud olema. Värvi väikese rulliga nurgad, lae ja põranda ääred ette ühe seina ulatuses. Eriti raskesti ligipääsetavad kohad värvi pintsliga, aga jälgi, et ei jääks näha pintsli triipu. Järgmine samm on suure seinapinna katmine. Selleks kasta rull värvi sisse ning rulli värvi vannile edasi-tagasi, et võtta rullile paras kogus värvi. Tee seda, kuni tunned, et värv ei voola enam rullilt maha, aga samas, et värvirull ei oleks ka liialt kuiv. Kanna värvi seinale põrandast laeni, korraga umbes 2 rullilaiuse jagu. Alusta värvi pinnale kandmist umbes seina keskelt. Kuna värvi hajutamiseks on niimoodi rohkem ruumi, on mugavam saavutada ühtlane värvikiht. Peale värvi pinnale kandmist ühtlusta seda, tehes rulliga põrandast laeni üles-alla liigutusi. Kui kihi paksus ja rullimuster on ühtlane, siis rulli pind veel kord üle. Aga seekord tee viimased tõmbed kõik ühes suunas, näiteks ülevalt alla. Ära vajuta rullile liialt tugevalt peale. Pigem las rull lihtsalt puudutab pinda. Seejärel korda sama protsessi. Pea meeles, oluline on hoida niinimetatud märga serva. Seetõttu kannagi pinnale mitte rohkem kui 2 rulli laiuse jagu värvi. Vastasel korral sul võib jääda sein triibuline. Kui silmad värskelt värvitud pinnal mustuse tükka, karvu või muud taolist, siis nopi need kohe ära ning rulli pind üle. Seinad värvitakse tavaliselt 2 kihis. Esimene kiht peab olema piisavalt kuivanud, umbes 2-3 tundi. Just nimelt kuivanud, sest täieliku kulumiskindluse saavutab värv alles 2-3 nädala möödudes. Selle aja jooksul ei ole soovitatav seda pinda pesta, nühkida ega millegagi vastu minna. Maalriteip on soovitatav eemaldada esimesel võimalusel peale värvimistööde lõpetamist. Kui värv on väga värske, siis jälgi kindlasti, et teip ei lähe eemaldades vastu seina. Kui maalriteip jätta liialt kauaks seinale, siis võib juhtuda, et see kleepub alumise pinna külge väga kõvasti kinni ning eemaldades võib tõmmata värvi seina küljest lahti. Mõned lisasoovitused. Kui kõigest hoolimata juhtub, et lähed seinavärvi rulliga vastu lage ning sinna tekib kole värvi laik, siis oota, kuni see värv ära kuivab. Lihvi seda laiku õrnalt lihvpaberiga ning tupsuta see uuesti laevärviga üle.
Kui värvimisse on vaja teha paus või soovid jätkata värvimisega järgmisel päeval, siis ei pea rulle puhtaks pesema. Piisab vaid sellest, kui pakid rullid korralikult kilesse. Sama kehtib ka juba välja valatud värvi kohta. Kata see lihtsalt kile või kilekotiga. Selline rull või värv ei säili siiski mitmeid päevi ega nädalaid. Lõpetuseks, üks hea nipp on kirjutada kasutatud värvitooni kood lüliti katte siseküljele, et see tulevikus kaduma ei läheks. Vaatage meie teisi värvimisvideosid ning uuri Vivacolori veebist huvitavat lisainfot. Eelmise või järgmise video vaatamiseks kliki video üleservas oleval lingil. Mina olen Meelis Tarto, aitäh vaatamast!